Vaatame, kas kõik saavad niimoodi teha. Püüa mu pisareid muuta, nad naeruks sa oskad. Ära palu mul sõnu, need lendavad metsade taha. Kord ehk tõusengi kõrgesse ja sina jääd maha. Kuid palu ära veel lase lahti mu peos. Ära lase mul minna maailma sinna, mida ma veel ei tunne. Heast ja kurjast palu räägi meile. Ja siis cello peal oli meil härra Joosep Kõrvits. Nimelised anekdoodid ja nimelised vokaalid te kuulete ka poodi pealt. Gitarril oli meil härra Priit Jääger. Kes kirjutas meie albumi nimiloo Ükskõiksus. Ja meie uus või ajutine või ma ei teagi, mis liige, igatahes väga tore liige Kristjan Masurtšak, Jack Norrise sugulane. Ja minu selja taga siis Mattias Siitan. Sealpool edasi kurikuulus 13 bändis mängib Eno Kollum. Ja siis Aive, kelle sees on praegu mitte üks hing, vaid lausa 2 tükki. Meie kõige lemmik lastekasvataja ja õpetaja Lilian Reinmets. Seal kõrgel puki otsas istub maailmarändur jutupaunik Tom. Meil on siin tänada veel mõningaid inimesi. Ma arvan, et seoses plaadiga näiteks Kadri Valku, kes lubas oma püramiidimajas lindistada, siis helimees ja tantsumees Alo Jaanivarm, kes siis miksis meie asja kokku. Kes meil veel seal on? Täname ka Veljot, kes meile heli teeb täna. Väga tore heli on teinud. Ja kes keegi tuleb veel meelde, keda tänada? Erkit oleks tänada. Erkit. Tema nimeliste avaldame üles. Teist Kristjanit ka, kes aitas kujundada. Ja härra Kristjan Rattust, kes aitas meil kujundada seda plaati ja joonistas sinna meid ja joonistas ka Eno Kollumi, mida te leiate sealt kodulehekülje peal. Ja Joosep vist käis, üks asi ei saanud rahu Joosepile ja minul ka tegelikult ei saa üks asi üldse rahu, et meie bändis on siin niisugune naljakas komme, et meie bändi tüdrukutele meeldivad kangesti meie bändi trummarid. Et algus oli juba natuke imelik, et üks niimoodi ise nagu sa oled imelik. ühel nagu õnnestus, noh, et nüüd vaata saavad juba lapse ja ma jätan selle teise nagu mõistatuseks, et kes teevad meie bändi pikemalt, siis üks teine väga imelik mõistatus seoses trummarite ja meie bändi tüdrukutega. Te ise peate arvama, kes see tüdruk võib olla. Ise peate arvama, see on väga selles mõttes, aga ja seda me ei ütle, et see seos on mingi selle meie eelmise trummari Jussiga seotud, selle surfariga, selle ilusa surfariga. Et te peate ise need asjad ilusti välja mõtlema ja siis kui te asjad kokku võite, siis te saate igast asju teada. Et Joosep, sinu auks siis rääksin selle loo ära ja mul endal hakkas kergem kuidagi. Kui see Joosep siia puutub. Ei
Joosep on ju Joosep ootab, millal tema see päev tuleb, kus kõik need neiud on rääkinud. Joosepiga on jah jamad, Joosep jääb kusjuures täna Tartusse, et võtke seda asja tõsiselt, et peale seda kontserti kutsuge Joosep kuskile pulli tegema, noh. See ei ole mingi nalja asi, selles mõttes, et ta tõesti tuleks ju. Mina jään ka Tartusse, ma tuleks ka võib-olla. Omalt poolt tahan tänada Tommi, kes on tore inimene ja aitab tegeleda minul oma enda egoga, oma sisemise varjatud kollumiga. Peegeldab mulle mind selle läbi ja küll ma selle kollumi ükskord ka kodustan. Mina tahan Tommile soovida head reisi ja loodan, et ta tuleb siiski tagasi. Et toob meile uusi laule seal. Võib-olla tulengi, aga. Aga ei tea. Pahanda, kui ma olen veel veidike ruma. Las ma kasvan su kõrval, mu armas ja ainuke jumal. Esa on sinu selja tuntavas logus. Kui me levame suviselt soojas ja lõppes ruumus. Üle mua ja Ära ütle, et oled mind viimastel päevadel näinud. Ühtegi laulu või luuletust alles must hoia. Ja ma ei saa aru, miks me ikka veel seda laulu laulame. Ära lase mul minna, ma ei juba sinna, mida ma veel ei tunne.